Täna hommikusest CV.ee palgauuringus selgus, et keskmise eestlase elamisväärseks palgaks on 2500 eurot neto. Kuid kahjuks on see asi nii, et paljud töötajad sellist palka ei näe. Mis oli selle palgauuringu kõige üllatavam tulemus? No võib-olla üllatus on see, et kui Eesti keskmine brutopalk jääb, ütleme sinna 2000 ringi, siis tegelikult inimesed elamisväärseks peavad 2,5 või siis 2000 netopalka. Et kui me räägime nendest palgakääridest, mis seal on, siis väga suur on see vahe ootustel ja sellel, mis päriselt siis tööturul toimub. Et kui meil 50% inimestest ikkagi ütleb, et ta lihtsalt ei saa oma tööga hakkama, et elamisväärselt elada, siis tal on paraku vaja lisatööd teha, et lihtsalt eluasemekuludega ja tavaliste kuludega toime tulla. Ja see on siis põhiline. Kui tööandjad ise pakuvad näiteks paindlikkust, et mingisugused tööd, kus on paindlikkuse võimalus, siis inimesed tihtipeale vaatavad, et okei, et ma siis palga osas natukene annan järgi, aga need teised siis nüansid kompenseerivad seda palka lõpuks. Mida see palgauuring peaks praegu tööandjale tähendama? Mida peaks muutma? No eks tööandjatel on surve niikuinii suur. Eesti tööandjad üldiselt on, arvestades asjaolusid, päris hästi hakkama saanud. Selle palga ootus on alati suurem inimestel niikuinii. Aga võib-olla tööandjatele avalik palgakommunikatsioon on selline asi, mida võiks nagu praktiseerida. Kui inimesed ei pelga kõrgema palga nimel suuremat vastutust või pingelist tööd, siis kas on ka midagi, millest ollakse nõus loobuma, et palganumber oleks suurem? Võib-olla söögipausidest, et kui millestki. Ma ei arva, et ma millestki loobuma peaksin. Ma teenin piisavalt. Kodukontorit mul on üks päev, aga ma sellest küll loobuda ei tahaks. Isegi kui rohkem palka saaks? Oleneb kui palju siis juba rohkem saaks, et 50 euro pärast mitte. Palk on kindlasti üks suur motivaator, kuid kas sellepärast peaks tõesti kõigest loobuma? Sellele peab igaüks ise vastuse leidma.